paindlikkust on päriselt töösuhetes vaja. Et ühelt poolt loomulikult on see koroonaaeg meile seda näidanud, miks seda vaja on ja kuidas seda üldse on võimalik ellu viia. Aga paindlikkuse järele oli vajadus kindlasti ka juba ammu enne tervisekriisi. Ja miks tehnoloogia on maailma muutnud ja muutnud meid ka inimestena. Et ühelt poolt me oleme töökeskkonnas, mis on väga intensiivseks muutunud. Et selle 8 tunniga, mis on ette nähtud tööaeg, teeme me tegelikult võrreldamatult palju rohkem kui võib-olla 10 aastat tagasi. Ja teisalt on ka see, et see tehnoloogia on muutnud maailma sedavõrd, et inimestel on ka muutunud ootused oma elule. Et nad enam ei taha võib-olla ainult tööd teha selle päevasel ajal, vaid nad tahaksid sinna päevasesse aega mahutada ka veel oma isikliku elu jaoks olulisi asju, selleks, et elu oleks kvaliteetne. Ma arvan, et see ongi see peamine, miks on vaja paindlikkust töösuhetes, miks on vaja paindlikkust elus, et me saaksime oma tööd teha hästi, et me leiaksime selle sobiva aja endale, millal meile on see parim aeg selle tegemiseks ja et me saaksime ka oma isikliku elu jaoks vajalikud tegevused tehtud. Me jõudsimegi selle sama paindlikkuseni just nendel samadel põhjustel, et ootus töötajate poolt. Ja 2017 me tegime algust sellise sisemise mõtestamisega, mis see tähendab paindlikkus meie jaoks, mis on kaugtöö, millal seda teha võib. Ja koostasime sellised head tavad, et kuidas me siis erinevates divisjonides, erinevate ametite lõikes seda paindlikkust ellu viime. Ja see võeti väga hästi vastu töötajate poolt ja just eeskätt seetõttu, et on näiteks töötajad, kelle töö on seotud rohkete välislähetustega. Et kuidas siis, millal see inimene peaks siis puhkama, eks ole, et kui ta alustab hommikut, ütleme, vanasti alustas kell 6 lennujaamas, õhtul lõpetas kell 11 lennujaamas, et millal siis tema taastub, et millal on see tema isiklik aeg, aga samuti ka töötajad, kes töötavad eesliinis, et kuidas, kui nemad on vastuvõtuaegadel võib-olla kontoriga seotud esindusega, et millal siis tema saaks ära käia oma isiklikud asjad, kui on vaja lapsega minna arsti juurde, lapse kooli lõpuaktusele, oma vanemad viia, et see kõik nagu kuidagi teostus väga mõnusasti ja eks see oligi kindlasti väga hea selline võib-olla lähtepunkt selleks hetkeks, kui tuli tervisekriis, et me olime valmis selleks. Ma arvan, et see on olnud kindlasti väga mõtlemapanev, ütleme, eks ta on ju ehmatav ja paras tegelikult šokk tööandjatele ja ka inimestele ja töövõtjatele, aga tundub, et inimestena me oleme sellest üht-teist õppinud just selle poole pealt, et asjad, mida me pidasime võimatuks, selgus, et on hea tahtmise korral ikkagi võimalikud. Ja kui ma täna kuulan ka, mida räägivad meie töötajad, need, kes töötavad kaugtööl ja paindlikult saavad oma tööaega korraldada, et nad hindavad seda, et näiteks tööpäeva algus, et enam ei ole vaja konkreetseks ajaks võib-olla kontorisse jõuda, et kogu ühiskond on muutunud paindlikumaks, et ära on jäänud selline hommikune stress ja jooksmine, et kõik need samad asjad saavad tehtud, aga kuidagi pehmemalt ja inimlikumalt, et see, mida tegelikult me kuuleme.